Mul ei ole päris endine hääl praegu veel, aga ma tahtsin näidata, mida postiljon mulle täna tõi. Et siin on ümbrik, ma teen selle kohe lahti ja siis vaatame, mis siin sees on. Ma tellisin endale tikkimiseks nõelu juurde, sest ma arvan, et võib-olla on parem, kui igal niidil, millega ma tikin, oleks ka nõel järgi. Siis ma ei peaks nii palju nõela taha ajama seda niiti, mis võtab aega ja kulutab ka seda mulineed. Et need nõelad on 2 konteineris. Selles oranži korgiga konteineris on vähem nõelu. Ma ei saa neid fookusesse, ma proovisin. Nõelad on suhteliselt väikesed, aga nad on suure silmaga ja ma loodan, et neist on mulle palju abi. Ja siia lisaks ma tahan teile näidata, et see tikkimiskomplektide tellimine on tõeline haigus. Arst ei ole mul rääkimist ära keelanud, aga mu hääl ei ole päris endine veel. Eile ma sain siis postiljoni käes sellise paki, mille üle mul on väga-väga hea meel. Tuleb see siis ka Venemaalt. Saatis ta mulle siis Tatjana, aga ma tellisin ta eBayst ja ma kohe näitan, mis siin sees on. Ma siis alustan ikka sellest lõngade poolest, et täna olen ma väga-väga õnnelik. Mulle väga need lõngad meeldivad. Need mulineed on ilusad, säravad ja väga kaunite värvidega. Et ma võtan need lõngad nüüd siit eest ära. Siis on siin kangas, mille peale seda tööd teha. Ja siis ma näitan, edasi tuleb skeem. Siit te juba näete, kellega siis on tegu. Ja siis ma keeran selle õiget pidi. See on siis firma Alisa. Ja see on üks nendest matrjoškadest. Ma nägin seda matrjoškade komplekti ühe vene keelt kõneleva naise YouTube'i videos, kus ta näitas, ta oli kõik 4 tükki ära tikkinud ja ta ütles, et tema oma kodus vahetab neid vastavalt aastaajale. Neid on siis vastavalt aastaajale 4 tükki, minul on siin sügis. Ja ma kindlasti tellin nad kõik endale, aga ma võtan selleks aega, sest nad ei ole väga odavad ja ma olen selles kuus juba päris palju kulutanud. Ja siis ma mõtlesin, et ma tellin neid niimoodi, et kas siis kuus ühe või üle kuu, et kuna mul on päris suur järg ees tikkimist vajavatest töödest, et kõigepealt ma plaanin nüüd oma haiguslehe ajal, mida mul on nüüd siis jäänud veel 2 nädalat, valmis teha selle majakaga töö, mis mul on pooleli, siis kuna need valged liiliad, mis ma tellisin kingituseks, siis selle lapse surma aastapäev on novembri alguses. Ma sooviksin siis selle pildi valmis saada, et talle siis surma aastapäevaks viia tema mälestuseks see pilt tema tuppa seinale. Et need on nagu sellised tööd, mis ma olen plaaninud siis ära lõpetada nagu esmajärjekorras. Ma tean, et inimesed on võtnud kohe mitu tööd ette ja teevad neid siis kordamööda. Minul ei ole rohkem kui ainult üks ainuke raam. Ja sellepärast ma tikin 1 töö korraga. Ja siis, mis peale neid liilijaid ma tegema hakkan, ma veel ei tea. Aga ma olen väga tänulik teile, et te mind olete vaadanud, et te olete kommenteerinud ja et vähemalt mõnele teist minu tegemist ootavat tööd on ka meeldinud. Aitäh teile toetuse eest ja andke andeks, et mu hääl selline on.
aga see läheb kindlasti paremaks. Ja ma loodan, et ma varsti saan uue video teha siis oma edusammudest ja sellest, kuidas mu majakapilt välja näeb. Aga praegu teile veel, täna on 30. august, et kõigile siis ilusat kooli algust, et enne septembrikuud ma arvan küll, et ma uut videot ei tee.